See ei ole meie harilik loom, see on meie huumor. Aga meil siin laua taga üks Šeinika, Rockstar. Siin Tere! Täna. Ma lootsin, et sealt tule. See paus kandab. See oli väga kandev. Kallas, kui sina tõstad palli ülesse, mina löön maha. It's a pleasure to be back in the national team again after the injury. I feel confident also in my team that we are a very strong team. We had a good... Make, like you said, pointed out the right corrections to tilt this time the result also to our way. So we will see tomorrow. So still. Kas te peab kamaga tulema selle trenni? Paruka mehe tõmba. Kuule ide panime mõõdeta. Kampas, mis jäta mängis. See sulle enda peal. Tartsime minema. Või välja minna. Iga. Lähme siis välja. Vaatame kaasa mees suudab. Kaks pann näis üles. Kollased ja rantid. Lõpus ei tule. Viva campion! Ei ole. See on kõik miljon. Kolmendavad. Väljas, kuule. Üle võrgu. Väljas muidugi. Väljas. Sa ongi väljas. Anit ja Anit. See läheb kilduks ka. Ässa. Ära. Kõik. Omandast ringist vältke jalaga. Ära, võtta need kaasa, näidata need asjad üle ja siis kui midagi on siit puudu, siis saab siit juurde tuua. Ja ma arvan, et te võite oodata siin. Sellest see katki kukkunud homseks. Ei taasta ära. Mängueelne päev on heas mõttes kulminatsioon kogu nädalale, et kui esimesed päevad on selline sisseelamine, natukene siin koormustega harjumine, sest väga paljud mängijad tulevad üle Euroopa kokku, siis on käinud selline väga tihe töö treeningväljakutel ja väga tihedad päevad ka koosolekuruumides. Ehk mängupäev on juba, ja mängueelne päev on juba selline, kus
üritatakse kõike seda koormust füüsilises mõttes maha võtta ja samamoodi ka info mõttes natukene vähem, et mängijad saaksid minna mängule sellise hea vaba enesetundega ja niimoodi oleme ka meie sellel nädalal siis talitlenud. Ja mida võib-olla rütmi koha pealt välja tuua, siis mängijad armastavad ütleme, hoida sükest sarnast rütmi mängu eelisel päeval, kes teeb võib-olla sellise lõunaune samal ajal või kui mäng on näiteks õhtupoole. Ja samamoodi läheb suur rõhk siis ütleme taastumisele, mis tähendab siis kas füsiomassööride abi või samamoodi ka näiteks siis toidu mõttes, et tihti üritatakse nagu jäljendada seda päevarütmi ka toidu lõikes, et sööksid sellistel sarnastel kellaaegadel ja pühendatakse nagu ka väga palju sellele tähelepanu. Ja kindlasti on hea uni aluseks, mida paljud mängijad siis jälgivad ja kui ongi mängupäev käes, et siis natukene oleneb ka sellest see mängupäev, mis kell mäng on. Aga kuna koondismängud tihti on päris hilisõhtu, siis tähendab, et tegelikult see mängupäev ise on päris pikk ja see hõlmabki, et tavaliselt siis hommikusöök hommikuvara, siis on selline kas hommikune jalutuskäik või vahest selline kerge võimlemine või isegi jalgpallitreening, et see oleneb, kuidas siis nädal jookseb või kuidas see päev on ja siis juba pärastlõuna läheb puhtalt väga selgelt mängu ettevalmistuseks, et on lõunasöök, siis tavaliselt mängijatele meeldib ka sükene väikene lõunauni teha ja mida mängule lähemale, siis tavaliselt mängijatel selline 3 tundi enne mängu on selline sportsmiil nimetatakse, kus on siis pasta, kana, palju süsivesikuid ja kõike seda, et energiat heas mõttes ennast täis toppida. Ja siis juba selline võistkonna koosolek, kus veel viimased juhtnöörid, meeldetuletused ja siis minnakse juba staadionile ja hakatakse seal mänguks ette valmistuma. Et küllaltki tavapärane, ma arvan, mängijate jaoks, mängijad on harjunud ja üritame ka siin koondises hoida sellist sarnast rütmi, et ei ole nii, et iga päev on uus asi või ühes laagris on nii, ühes nii, et oleks selline hea kodune tunne ja selle pealt, ma arvan, mängijad saavad ennast maksimaalselt siis ka mängu väljakul ennast näidata.